Tere, mina olen Toomus Kinnisvara Tartu maakler Kaarel Kiidron ja annan teile lühikese ülevaate Tartu kinnisvaraturul toimuvast. 2017. aasta esimese kvartalis toimunud tehinguid võrreldes 2016. aastaga on toimunud tõus 16%, ent samas on võrreldes aastaga 2015 olnud väikene langus. Kui me võrdleme hindasid, siis kvartalite lõikes on toimunud väikene tõus. Kui me vaatame ainult Tartu maakonda, välja arvates siis Tartu linn, siis on näha, et tehingute arv on olnud kerges tõusujoones ja samamoodi on keskmine hind olnud pigem kõrgema tõusuga. Tartu maakonna keskmise hinna tõusu saab väga lihtsasti seletada sellega, et Tartu linna ümbrusesse on valminud väga palju uusarendusi, mis automaatselt statistilise keskmise hinna siis kõrgemaks toovad. Kui me vaatame Tartu linna tehinguid, siis väike hinnatõus on normaalne, sest et ehituse hind kogu aeg kallineb, mis tähendab, et ka uusarenduste hinnad natukene iga-aastaselt tõusevad ja kui neid tehinguid kajastatakse ka statistikas, siis on igati loomulik, et keskmine statistiline number aastate lõikes ka natukene tõuseb. Inimesed küsivad meie käest tihti, et kas käes on järjekordne kinnisvarabuum. Meie ühene ja selge vastus sellele on, et ei ole. Kuigi tehingute aktiivsus on kõrge ja keskmine hind on ka võrdeline eelmise kinnisvarabuumi aegsega, siis tegelikult kinnisvarabuumi meil käes ei ole, sest et selline aktiivsus ja hindade tase on püsinud stabiilsena juba viimased 2-3 aastat. Veelgi enam oleme pankadega konsulteerinud ja käinud pankade poolsetel konverentsidel, kus räägitakse, et inimeste laenutarbimine on väga palju konservatiivsem, kui oli seda aastatel 2006–2008. Kolm venda on uusarendusprojekt Tartu linnas, mis on märkimisväärne oma mahu poolest. Kokku on seal 64 korterit. Ehitus hakkas pihta 2016. aasta lõpus ning maja valmib 2017. aasta detsembris. Praeguseks on müügiperiood kestnud umbes pool aastat ja see on olnud väga edukas. 64 korterist on müüdud 45, broneerituid on 9 ja vabu korterid on veel 10. Kui kellelgi on veel huvi kolme venna korterite vastu, siis külastage kindlasti kodulehte www.kolmvenda.ee. Kvisentali uuselamu rajoon asub Tartu kesklinnas 6-minutilise autosõidu kaugusel. See on piirkond, kus on ühendatud looduskaunis keskkond Tartu linnale omase infrastruktuuriga. Eelmise aasta lõpus valmis kergliiklustee, mis ühendab Tartu kesklinna Kvisentaliga, kust mööda saavad lapsed käia ratastega koolis või saavad inimesed rulluiskudega linna liikuda. Samuti on seal juba töötav bussiliiklus, iga paarikümne minuti tagant sõidab piirkonna vahet linnaliini buss. Veel on mõned krundid piirkonnas vabad, oma kodu ehitada soovivad inimesed, külastage kindlasti kodulehte www.kvisentali.ee. Kvisentali elamupiirkonnas hakkas ka ridaelamute projekti ehitus nimega Kvisentali kodud. Esimesed Kvisentali kodud valmivad 2017. aasta jõuludeks. Tegemist on siis B-energiaklassiga ridaelamutega ja esimesed kodud on endale juba huvilise leidnud, sest eelmüük on tegelikult juba käimas. Seega, kellel on huvi Kvisentali elama asumise vastu, külastage kindlasti kodulehte www.kvisentalikodud.ee. Ja viimaseks, kõige parema ülevaate saamiseks Toomus Kinnisvara pakutavast külastage kindlasti meie kodulehte www.toomuskinnisvara.ee. Veelgi enam, kindlasti olete märganud, et paljud uusarendusprojektid müüakse juba poolenisti maha eelmüügistaadiumis. Kui teil on huvi uute korterite vastu, uute elamispindade vastu, siis kindlasti võtke ühendust Toomus Kinnisvara maakleritega ja saame teid juba ostuhuviliste nimekirja lisada, et oleksite eelmüügiperioodide ajal eelisjärjekorras. Aitäh!